väga tore, et ma räägingi niimoodi lühidalt, kokkuvõtvalt, sellepärast, et siin on väga palju selliseid detaile, mis ei ole tegelikult tavainimesele väga nii-öelda hädavajalik teada. Põhimõtteliselt me saame igat sellist aneurüsmi ravida kas konservatiivselt või kirurgiliselt. Konservatiivselt tähendab seda, et otsustame, et me ei lähe kuidagi seda asja torkima, vaid et asi läheb nii, nagu ta läheb ja kontrollime seda olukorda siis medikamentoosse raviga sellega, et ei tõsta suuri raskusi, vererõhk on korras. Mõnikord on niimoodi, et ei ole operaabelne asi. Aga kui on võimalik kirurgiline ravi, kaalume kellel, millal, kuidas, siis kirurgiline ravi jaotatakse endovaskulaarseks ja avatud kirurgiaks, saab jaotada ka erakorraliseks ja plaaniliseks kirurgiaks. Aga ütleme, plaanilises korras räägimegi sellest, et endovaskulaarselt ehk siis soonesiseselt või avatud operatsiooniga erakorralises situatsioonis on meil tegelikult kättesaadav see lahtine lõikus. Nii, see on ilus värviline ettekanne on, et uni ära läheks. Nüüd veel üks ilus pilt sellest, et kui hea meil opitoas töötada on väga hea. On hea keskkond, läheb järjest paremaks. Ja see nii-öelda uuem metoodika, mida me kasutame, nimetatakse siis aordi endovaskulaarseks stentproteesimiseks ehk EVAR-iks lühend. Ja siis nendest sõnadest on see lühend tulnud. Esimesena siis viis sellise protseduuri läbi Nikolai Volodus aastal 87. Tema oli siis nii-öelda ida pool ja lääne pool viidi see asi läbi paar aastat hiljem. Nii, ja siis üha enam on kasutatud sellist endovaskulaarset ehk mini-invasiivset lähenemist. Statistika ütleb, et 2000 alates 600% suurenenud. Ma usun, et praeguseks hetkeks on see arv veelgi oluliselt suurem. Ja EVAR ehk siis endovaskulaarne toimub siis niimoodi, et tegelikult kogu aeg see ordis praktiliselt veri voolab, klemmimist ei toimu, ainult korraks on ballooniga, kui üle käiakse ja aneurüsm lülitatakse siis verevoolust välja. Ehk siis kõik see, mis inimese organismis on, jääb sinna ja lisatakse üks selline väga kaunis toru. See on siis stentprotees ehk siis kaetud stent, selline karkass, mille peal on siis selline spetsiaalne nii-öelda riidelaadne asi ja pildi pealt on näha, et selline paigutus on siin väga-väga oluline, et oleks allpool neeruartereid, kataks praktiliselt hermeetiliselt selle asja seespoolt ära, et veri voolab ainult läbi selle uue proteesi, ei avalda rõhku ja siis see aneurüsm ei saa katki minna. Mitmest komponendist koosneb ja see operatsioon on selline üsna, tehniliselt keerukas, iga millimeeter on oluline, väga-väga palju on vaja ette planeerida sellist tegevust. Ja reeglina me teeme siis seda siis niimoodi, et mõlemale poole kubemest see tuleb selline pisikene lõige või siis punktsiooniga ja ükshaaval, et selline nagu legodega mängimine natukene on see operatsioon. Mis selle meetodi plussid on? Kiirem taastumine. Juba paari päeva pärast saab praktiliselt oma tavapärase eluga jätkata. Vahetu postoperatiivne tüsistuste risk, selliste suurte oluliste tüsistuste risk on mõnevõrra väiksem ja see on eelistatud meetod, kui siis patsient on vanem, eakatel inimestel väga palju kaasuvaid haigusi, mõned sellised kaasuvad haigused välistavad lahtise kirurgia või tõstavad selle tegevuse riski. Ja suur pluss ongi see, et teeme ära, inimene saab ära koju, et sellist pikka haiglas viibimist harva. Igasuguseid asju tuleb ette, aga seda on pigem harva. Mis siis puudus on? Miks me ei tee igal ühel sellist asja? On põhimõtteliselt anatoomia. Igal juhul ei saa teha, et sellepärast on see diagnostika hästi oluline. 2 patsienti, kellel on aneurüsmi diagnoos, nende ravi võib olla kardinaalselt erinev. Et ühel on selline lihtne juhtum, tund poolteist, kõik hästi, teisel on keerukas juhtum, kus läheb tunde ja väga palju erinevaid vahendeid ja väga palju on vaja nuputada. Kuni 60% maksimum saab üldse sellist endovaskulaarset ravi teha, mis on veel vaja teada. Et see ei ole selline asi, mida saame nüüd mõelda, et homme teeme. Me peame ette planeerima, tellima vajalikud asjad, kõik üle vaatama, mõõtama, hästi pikk eeltöö ja
patsiendi poolt on oluline järelkontrollides käimine, sest siin on spetsiifilised tüsistused, mida nimetatakse endoleketeks, mis siis vajavad käsitlust, sellepärast et muidu võib halvasti minna. Klassikalise operatsiooni puhul aga lõigatakse kõht lahti. Lõigatakse suur lõige, kõik tehakse lahti, õbeldakse protees laieneda aordi asemele, see kaetakse selle anevrismi kotiga, kõhu suletakse, ehk siis see trauma on ikkagi märksa suurem. Ja siin on siis jälle see ilus pilt anevrismist, et võite ette kujutada, et võib olla tehniliselt päris keeruline, päris suurt füüsilist osavust ja kõike seda nõudev kirurgile ja patsiendile. Mis on plussid lahtisele operatsioonil? See, et me saame kiiresti seda asja teha. Meil on nii-öelda standard vahendid olemas, saab kiiresti opituppa, kui on aort lõhki läinud, siis tavaliselt tunni jooksul sinna opituppa ikkagi saame. Ja anatoomiliselt teostatav enamusel patsientidest, enamusel on siis selline väikene tärnike juures, et alati neid inoperaabelseid juhtumeid. Et mida kaugemale see aneurüsm on arenenud, mida kauem ta on kasvanud, seda väiksemad šansid, et see asi on lihtne ja nii-öelda kerge kuluga. Järelkontrollide olulisus on väiksem, järelkontrollis ikkagi esialgu peab käima, aga selliseid hilistüsistusi on mõnevõrra vähem. Jällegi, miinused, suur trauma, kui kaasuvaid haigusi, suur risk, taastumine võtab aega, vahetu post-op risk kõrgem ja songad, et siin võivad songad tekkida, see on selline oluline asi, mida tuleb meeles pidada. Nii, ja viimane slaid, mis on siin oluline, on see, et erakorraline versus plaaniline op. Kui aort läheb katki, suremus on kuni 90%. Isegi kui inimene jõuab ilusalt siia, see tõenäoliselt asi hästi läheb, on selline, siis ilusana siia jõudes siin 50-50. Aga kui me plaanilises korras leiame selle aneurüsmi üles, sõltuvalt siis patsiendi kaasuvatest haigustest, operatsiooni metoodikast, 30 päeva suremus suurusjärgus 0,9 kuni 5,1%, ehk siis väiksem nendel, kellel on plaaniline evar, hea anatoomia, mitte mingisuguseid kaasuvaid haigusi ja suurem neil, kellel kaasuvad haigused, võib-olla võimalusel siis see lahtine operatsioon ette võtta. Et selline ongi see kokkuvõte, et ravimeetodid on olemas, aga see valik, mida teha, kellel teha, on äärmiselt individuaalne, et ei ole sellist üks sobib kõigile lahendust ja aneurüsm on väga erinevad, on toredad, lihtsad, mõnusad aneurüsmid ja on sellised aneurüsmid, mida mõned kolleegid ütlevad ka, et pole 20-25 aasta jooksul nii hirmsat asja näinud. Aga aitäh teile kuulamast ja